It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. tere, Anneliis. Tšau. Oled sa valmis, kuna Krista on siin, et sind peale võtta? Jah, juba tulen. Ma pean minema, aga Grace'i õde Greta jõuab paaritunni pärast. Grace'il on õde? Jaa, tal on kaksikõde ja ta tuleb sinu sünnipäevaks siia. See on huvitav. Aga sa peaksid oma tuppa minema, kuna Grace ootab sind seal. Juba lähen. Sa oled siin. Tule siia. Ma olen sulle täiusliku riietuse välja valinud. Ma tahan, et sa mu õele hea esmamulje jätaksid. Kas ma ei võiks lihtsalt ise endale riideid valida? Pärast seda, kui sa salaja sinist kandsid? Ei. Fine. Ära hakka nüüd lollitama ja sinu riided on siin. Pane need selga ja kui Elika kutsub sind, siis tule alla. Ega mul vist väga siin valikut pole. Ma lihtsalt kannan seda asja, et raamat vältida. Ja kuna ma tõesti ei viitsi praegu Grace'iga vaidlema hakata. Siin on veel asju. Siin on kroon. Jei. See on loosa. No muidugi. See juba praegu ei meeldi mulle. Ma panen siis need asjad selga. Ma vean kihile, et see näeb tobe välja. See ei näeks võib-olla nii jube välja, kui mul neid plaastreid ei oleks. Aga see teeb selle kõige veel koledamaks. Äkki see ajab Grace'i vihaseks. See mulle meeldiks. Aga mis minu eluga üldse juhtunud on? Miks ma sellega nõustun? Ma pooleldi magan juba. Anneliis. Greta on siin. Okei, tulen. Ja siis ma lihtsalt... Anneliis, sa oled siin. Greta, see siin on Anneliis, sa temaga tuttavad. Jaa, ma olen sinust nii palju kuulnud. Ja mainin, et see kleit on suurepärane. Kas sa valisid selle ise, Grace? Jaa, tegelikult küll. Aru on saada, see on imeline. Jaa, mina arvan ka seda. Aga kuidas sul läinud on? Väga hästi, aga sul? Nemad on huvitavad. Ja nad on täpselt samasugused. Kõigelt iseloomult, välimuselt ja kahjuks ka mõtteviselt. Ja see ongi see, kui nad nagu koos on ja niimoodi, siis nad lähevad väga hoogu. Väga hoogu. Ja mul on kahju, et sa pead seda nägema. Ja seda ma näen. Ja see põletab mu silmi. Ei saa vastu võelda. Jaa, aga ma olen täiesti kindel, et sa oled surm väsinud. Nii et tule, ma näitan selle su tuba. Tüdrukud, teie minge ka magama. Magamine kõlab küll hästi. Seda nüüd kindlasti. Lähme. Saab lõpuks ometi need liidud sellistada. Jaa. Jumal küll. Egin see kõva võdantse peal. Ei. Juba mugavam. Jumal küll. Ma ei saa selle peavalu pärast isegi magada mitte. Tänan väga. Ja need tabletid on ka kasutud. Äkki ma olen telefonis ja siis tuleb piisavalt suur uni peale, et peavalust mõõda vaadata.
Ma väga loodan, et see töötab. Okei. Ma olen tüdinud. Selle peavaluga on võimatu isegi und saada. Päeval oli kõik okei. Miks siis see peavalu tulla ei võinud? Miks peab see just nüüd öösel tulema, kui ma proovin magada? Äkki ma võiksin selles voodis proovida magada. Võib-olla põrandal lihtsalt raske und saada või midagi. Nüüd ma ei leia isegi mugavat asendit mitte. See on liiga pehme ja see ei aita üldse. Tegelikult tahaks süüa midagi. Äkki ma saan köögihiirida ja süüa võtta. See kõlab hästi. Okei. Ma arvan, et köök oli seal. Ei. Ja see oli seal. Ma pean vaiksemalt minema. Okei. Huvitav, kas head toidud on? Endast peaks piisama. Kuidas see siia sisse käis? Nii kaugel. Ja ma pole ikka veel unine. Okei. Ma söön küpsid ära ja mõtlen sedasi, mida edasi teha. Võib-olla olen veel natuke YouTube'is või midagi. Midagi paremat ju teha pole. Jep. Vaalviks hakkab minema juba. Ja mu pea siiamaani valutab. Ma pole isegi maganud. Ju see siis peab nii olema või midagi. Ma mõtlen, et ise tärkavad varsti, mul on nii igav. Telefon tüütab ka lõpuks ära. Pole midagi eriti teha. Miks ma magada ei saa? Anna lisaaega on... sa oled juba üleval. Kas sul on mingeid tugevama toimega peavalutablette? Kuna need, mis sul praegu on, ei tööta. Mul on väga kahju, aga need, mis sul praegu on kõige tugevama toimelised, mis meil on. Okei, kahju. Aga pane end valmis ja tule hommikust sööma. Kohe tulen. Mul lihtsalt pane midagi selga. See oli imeline. Ma soovin, et ma oleksin seal olnud. Ja nüüd kui ma tahan üleval olla, ei valuta mu pea. Ma tahaksin nii väga magada. Anna-Liis. Ups. Anna-Liis, mida sa seal tegid? Ma ei saanud selle peavalu pärast magada. Sa võiksid oma näo ära pesta ja uuesti magama minna. Jaa, vist küll. Vabandust, ma teen seda, sest... Jaa, ma vaatan, kuidas tal on hiljem. Praegu, kuidas ta läheb magab. Jumal küll, ja mina arvasin, et sa tegid nalja, kui ütlesid, et Anna-Liis põrandal magab. Ma soovin, et see oleks nali olnud. Mina samuti. Mida te tahate? Anna-Liis, räägi viisakamalt. Mida iganes. Me tulime siia, et sulle sinu dieetkava anda. Minu mis asja? Sinu dieetkava. Me tahame, et sa oma sünnipäevaks täiuslik välja näeksid. Ja selleni on ainult mõned päevad. Ma reaalselt just sain haiglast välja. Ma arvan, et hetkel peaksin ma just võimalikult palju sööma. Arst ütles, et peavalud ja põõritus võivad suureneda, kui ma piisavalt ei söö. Nii et ma ei usu, et dieetkava just kõige parem idee on. Või mis? Ega siis nälgima ei pea. See on normaalne kava, koostatud professionaali poolt. Ehk minu poolt. Aga mis siis, kui ma ei taha seda järgida? Sa järgid seda? Või mul on ka karistus välja mõeldud, kui seda teisiti kavatsed teha. Teate, mind üldse ei huvita praegu. Ma pean paari päeva pärast kooli minema, nii et ma tahaks täna veel puhata. Arusaadav? Okei. Ma lähen nüüd ja veedan kellegi normaalsega aega. Tšau. Mul on Liina tuba jäige. Kuna Liina siiamaani tundub ainuke, kellega ma rääkida saan. Ja aega veeta nii, et ta tuba on vist seal. Hei kõigile, mina Teemat Telpes siin ja tänan, et te seda videot vaatasite.
kõigepealt ma tahaksin öelda, et enne kui keegi ütleb, et kuidas Anna-Liis ellu jäi, nagu ta hüppas teise kodluse aknast alla, siis ma lihtsalt ütlen, et see on täiesti võimalik. On väga võimalik, et sa nagu ei saagi nagu väga viga nagu Anna-Liis. Ta ei murdnud isegi ühtegi luud, mitte see on täiesti võimalik. On nagu 3. kodluselt üks tüdruk hüppas alla ja ta oli nagu ei saanud surma. Ja nii, jah, see on täiesti võimalik. Ma rääkisin professionaalidega ehk paari tuttavaga. Aga siin all on siis hästi ilusad joonistused, mis mulle on saadetud ja niimoodi. Ma armastan neid joonistusi, te võite neid mulle saata Instagramis teematelpes või elpessamino. Ja tänan teid kõiki 3000 tellija eest või subscriberi. See on väga lahe ja ma teen ka 3000 tellijeri. Ma ei tea, võib-olla see tuleb muusikavideo juurde tõesti. Võib-olla see on juba väljas siis, kui see metsasosa välja tuleb. Aga kui ei ole, siis see tuleb. Ma ei tea, ma pean seda nüüd kohe pärast seda, kui ma nüüd selle filmimisele pean filmima hakkama. Ma tean, et kedagi niikuinii hakkab huvitama, mis asi see on, mida ma kasutasin siin selle värgi jaoks. Vabandust, kui ma pettumuse teile valmistan, aga see on šampoon.